tere! Pole ammu laivis olnud ja mõtlesin, et kuna jõudsid kohale Shirataki võllumakaronid, siis ma mõtlesin, et ma natuke räägin, kuidas neid kasutada. Mul on siin erinevad riis, tagliatelle, spagetid, et erinevad Shirataki võllumakaronid. Mis siis on siis? See on konjaki juurest tehtud glükomannani kiudainest makaronid. On ka olemas kuiv versiooni. Nendes on süsivesikuid ainult 100 grammis 1,3 grammi. Ja kuivades on 14 grammi 100 grammi kohta. Need nüüd paisuvad 3 korda suuremaks. Et glükomannani kiudaine on tervislik. Tegelikult kasutatakse väga tihti teda üldse toidulisandina. See teeb kõhu täis, alandab kolesterooli taset, on head bakterid, kõhu teeb korda ja nii edasi. Tegelikult see kiudaine tähendab ka seda, et su kõht saab väga kiiresti täis ja toit liigub soolestikus ka kiiresti edasi. Aga kuidas siis neid valmistada ja kuidas mina nendega nagu käsitlen? Ütleme niimoodi, et ma võtan siit praegu riisi. Tegelikult need riis ja makaronid, mis on vedelad, ongi tegelikult valmis. Ja nad on tehtud ökoloogilisest puhtast tootest ja siia ei ole lisatud sellist säilitusainet, mis teeks nagu lõhna kehvaks. Poes võib selliseid asja olla. Ja need säilivad 1 aasta ja 4 kuud. Kui nüüd oleks säilitusaine siis ta oleks 1 aasta ja 8 kuud. Ja me oleme telli natuke vähem, aga sellepärast, et oleks puhtam ja värske. Valmivad need siis niimoodi, et sa teed paki lahti, nõrutad ära. Sa võid lihtsalt vee alt läbi lasta ja võidki tegelikult juba salatisse või kuhugi toidule juurde lisada. Mina vahest panen, kui nad olen vee alt läbi lasknud, panen nad tegelikult keema 3 minutiks sellepärast, et nad läheksid soojaks. Ja mõnikord panen näiteks spagetid, nõrutan lihtsalt kraanikausis sõela peal ära, lasen vee alt läbi ja siis lasen nõrguda ja tõstan pannile. Ja nii ma teen peekoni ja muna pastat, eriti hommikul. Et tegelikult jätkub sellest ühest paksist isegi 2 portsjonit. Et kui sa väga näljas oled, siis sa võib-olla natuke rohkem. Aga kui sa sööd teisi toiduaineid juurde, siis poolest pakis tegelikult täiesti piisab, et ühest võib 2. Kui ma teen hommikul muna ja peekonit 2 inimesele, siis ühest pakist. Kui teen 4, siis võtan juba 2 pakki. Ja nüüd need kuivad versioonid. Ühesõnaga, need märjad versioonid on selles mõttes ka väga head, et mina olen käinud riisiga restoranis ja Tai restoranis võtnud Tai tomka supi ja öelnud, palun kööki, et palun nõrutage see ära ja tooge mulle lauda. Ja siis ma olen selle saanud, siis ma olen see supi sisse läinud ja ma olengi saanud ketta ja madalt süsivesikute supiga restoranis. Loomulikult supp peab vaatama ka, et see magus ei oleks, sest et seal on kõik asjad väga suhkrused. Nii, jõuame kuivtoodete juurde. Kuivtoodete juures on see, et nüüd sa pead nüüd keetma neid 10-15 minutit. Nad paisuvad 2-3 korda. Ja siin on natuke rohkem süsivesikuid, aga nad on tehtud ka glükomannani pulbrist ja need kiudained. Et meil on praegu 5 erinevat sorti siis ja e-poes goldenstevia.ee/pood Shirataki nuudid, seal all on täna laoseisuga kõik asjad olemas. Jah, märga riisi ja kuivi tooteid on natuke vähem. Aga jätkub kõigile, nii et minge ja ostke. Et selles mõttes need inimesed, kes tahavad järgmisena, ma lähen kindlasti tagliatellega Papianosse ja palun teha endale pastatoidu ja ütelda, et palun kasutage makaroni asemel neid. Pole ju raske vead läbi lasta, sõela peal natuke nõrutada ja panna juurde. Mis on hea on see, et need on täiesti maitsetud, et selles mõttes nagu ta võtab täpselt selle maitse, millise talle annad. Et selles mõttes ta natuke võiks kastmises seista, et ta nagu tõmbaks nagu seda sisse.
ja ta on ka maitsetud, et soola ka pole, et võib ka soola lisada. Ja kindlasti ma hakkan riisis proovima ka sushi tegemist. Nüüd mul on seda riisi siin natuke on ja varuda ja saan seda teha. Minu suhkruvaba raamatutes nii kollases kui ka jõuluomas, mis on nüüd e-poes eripakkumisega 2 tükki 40 €, muidu 50 €, on 5-6 shirataki makaronide riisiga tehtud retsepti. On ka risotto, on erinevad pastad ja eile saatsin laialigi e-kirja koos vanilje riisipudingu retseptiga. Et seda ma raamatusse ei jõudnud panna, aga seda saab minule küsides, sõnumites või tule liitu meie e-kirjaga ja saadan sulle uuesti. Siis, mis me vahepeal veel, et meie stevia, ma räägin ka natuke steviat, sest et see oli algselt meie põhitoode. Ja miks on meie stevia eriline? Sellepärast, et ta on hea maitsega, ta on hästi kange, ta on nagu maitseaine, mitte täiteaine. Sa kasutad teda nagu kaneeli või tšillit, raputad peale 1 gramm portsjoni kohta. Kohvile läheb seda veel vähem, natukene näpu otsaga. Ja et suur pakk on 35 €, aga jätkub terveks aastaks. Ja kui sa just iga päev hommikust õhtuni muuse ei tee, ja ka siis ta jätkub 8 kuuks. Ja ta on oluline see, et ta on maitseaine, mitte täiteaine. Ja raamatuga koos ostes saab ka soodusega. Mõlema raamatu all on linnuke ja saab 10 € soodsamalt. Nii, siis ma vahepeal räägin ka minu enda loodud madalate süsivesikutega küpsetussegudest. Mul on siin käepärast on mandlisai, mis on ka nüüd sellele kõige nõudlikumale kliendile, kes linaseemne leivast või kanepiseemne leivast ütleb, et oi, ma ei tea, ikkagi natuke see maitse või too maitse. Siis see mandlisai nagu meeldib kõigile. See on mandlijahust, chia-seemned, natuke juudeaineid ja paned siia sisse kohupiima ja muna või siis toorjuustu ja muna. Ja saad sellest imepärase saia. Sellest saab ka teha vastlakukleid. Siis meie 2 hittu, meie kõige suuremad hittooded on pannkoogi segu ja pizzasegu. Et tegin eile ise pizzat, väga maitsev ja väga lihtne teha. Kõige olulisem kõikide nende asjade juures, siis kui sa teed midagi taignaga, on vaja 2 paberi vahel kõiki asju teha, sest et ta läheb muidu kleepuma. Ja mina kasutan ka kindaid ja siis ma teen näiteks pitsa põhja, ma tegin reaalselt 2 paberi vahel, 4 kandisid ja tõmbasin ta siis plaadi peale, panin 10 minutit ahju, alles siis panin asjad peale. Väga maitsev ja krõbe tuli, mõnus oli. Et soovitan kindlasti. Suvel väga hea, võtad ükskõik kuhu kaasa maale, teed neid asju. Samamoodi on leibade ja saiadega. Pikasaia segust on, käed lähevad küll natukene mustaks, võid kinnastega teha. Mina teen väikse pallikesi ja neid pallikesi ma võtan ka reisile kaasa, jälle võtan restorani kaasa, supi kõrvale või panen oliiviõli sisse. Tegelikult restoranis ongi kõige suurem probleem, et oi, ma tahaks ju midagi alguses sinna oliiviõli sisse näiteks pista või ühesõnaga mul on väga tihti mingi oma leivaviilud kaasas või siis teen lausa pallikesed. Et peenemas restoranis on mul oma saiapall kaasas. Ja siis kanepiseemne leib on imeliselt tervislik, see on 20 aminohapet on sees, et kanepijahu on tõesti selline tervislik asi, mida nagu on natuke unustatud ja peaksime palju rohkem kasutama, samamoodi linaseemned. Siis on koogisegu, on nagu tordipõhjapulber. Meil on ka 4 pakkumine. Sellest ühes pakis saab siis teha kas ühe näiteks isegi õunakoogi. Saab teha rullbiskviidi, saab teha tordipõhja. Et seda, mida sa soovid. Et retseptid on olemas ja see on väga hea viis nagu tervislikult nagu alustada oma kookide tegemist. Ja väga kiiresti, et ei ole vaja mingit väga palju mõelda. Et muidugi, isegi kui need kõik asjad on, näiteks kas või kaneelisaia segu on ju, et ega see kaneelisaia rullisegu on ikkagi tehtud selleks, et see on tainas. Et sa selle kaneeli ja nüüd suhkru asendaja peaks siis ise panema. Kui sa tahad suhkruga teha, siis sa võid seda teha, aga suhkur on ikkagi reaalselt nagu
suhkur on ikkagi süsivesik, et mina ei tee suhkruga, et mina teen nagu steeviaga või siis monk fruitiga. Kes tahab, võib ka eritrittooli kasutada, kuigi mulle ta ei meeldi sellepärast, et ta nagu paneb mentooli maitse õhetama, aga mõnele see väga meeldib. Et mõnele ei meeldi steevia maitse, et igal ühel on vaba valik. Meie poes on ka eritrittooli olemas. Ja et selles mõttes, et steeviat, ütleme, kui ma teen nagu kaneelirulle või ma teen, ütleme, cupcakesidele näiteks, muffinitele teen peale näiteks ükskõik millist kreemi, siis ma ikkagi kasutan steeviat nii-öelda suhkru asemel ja selles mõttes tasub nagu see peaks olema kodus olemas selleks, et kõiki neid asju nagu teha magusaks. Sest et kui sa kasutad suhkrut, siis pole ju sellest nagu väga abi, sest suhkur tekitab ikkagi sõltuvust, tõstab su veresuhkrut ja et ütleme niimoodi, et steevia võiks ikkagi olla või siis mingi, mis te ise kasutate. Ja siis kaneelisaiadel, et kui on kaneelisaiad ja võib täiesti tavaliselt teha, panete võid, kaneeli ja steeviat, aga mina panen väga tihti sinna vahele kõrvitsapüreed. Kõrvitsapüree saan ma sellest, kui ma olen oma kõrvitsa lahti lõiganud ja poolest sellest teen mahla, siis mahla jääkproduktina panen 300 grammised kõrvitsa pakikesed sügakülma ja iga kord võtan ükskõik mida, mis teen, kas ma teen lillkapsa kõrvitsapüreed soolasele toidule või siis teen kõrvitsat püreed, panen kaneelisaia vahele, igal juhul tuleb nagu väga maitsvad ja väga tervislikud tooted ja see annab väga palju ka niiskust juurde. Muidugi võib sinna vahele ka õunu, pähkleid, musta šokolaadi panna. Samamoodi on jõuluraamatus ka näiteks suhkruvaba kondentspiim, et sellega on nagu ka väga hea teha nii kaneelisaiagi sinna sisse pista, kui muffineid sinna sisse pista, võid sellest teha. Mina kindlasti olen gruppides näha, et ma olen teinud Raffaello komme ja loomulikult jäätist. Et jäätise jaoks muidugi ma soovitan sinna kondentspiima sisse panna 1 grammiga ksaanatan kummi ja siis ta läheb natuke paksemaks ja selle jäätise tekstuur tuleb paksem. Mina teen jäätist, mul ei ole jäätisemasinad, ma teen täiesti tavalise mikseriga. Ainult see mikser siis käib nagu sügavkülma ja ahel kuskil 2 tunni jooksul iga 30 minuti tagant. Ja siis ta ei tekita neid jääkristalle ja minul on ikkagi üldiselt kogu aeg jäätis sügavkülmas olemas. Et see on tegelikult ainuke asi, nagu, mida mul masinaga ei ole, aga ta on ikkagi olemas ja poest ma ikkagi jäätist ei osta. Et kuigi see on mu üks lemmikumaid tooteid. Nii, aga ühesõnaga, nüüd on selge, mida teha Shirataki nuudlitega, kus saada madal süsiküpsetusjahu goldenstevia.ee pood. Kui sa soovid liituda meie e-kirjaga, siis retseptide all on kohe koht, kuhu oma e-mail sisestada, siis tuleb ka sul sooduskood -10%. Seda saad siis steeviaga peal kasutada. Ja loomulikult soovitan oma raamatuid. Ja kui sa ostad, siin on kõik asjad sees aastaringselt. Et tasub kindlasti, siin on moosid, šiiaseemne pubert, kondentspiim, kõik võimalikud asjad ja nende 2 raamatu järgi sa saad terve aasta madal süsivesikutega süüa. Ja ütlen ausalt, nendest raamatust, need retseptid, meie pere ja ma teen neid iga jumala päev. Iga jumala päev ma teen midagi nendest, et need on nende 2 raamatu retseptidega. Sa saad vabalt elada ja süüa kõike madalate süsivesikutega, mida hing ihkab. Ja ilusat päeva ja kohtume jälle. Olge terved!